Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 79. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna tuleb jutustama külaline, kellega me oleme ka raadioetris mõned korrad vestelnud, kes on päris palju mind kaamerasse jäädvustanud nii eraisikuliselt kui ka tööalaselt. Nii et tere tulemast, Martin Martšenkov. Tere tulemast ja tänan kutsumast. Alustame kohe sellega, et Martin tuli kingitusega. Mul on üks väga ilus raamat näpu vahel, fotorännak läbi imelise Pärnu linna. Millega tegemist on? See on kingitus Pärnu linnale. See on fotoraamat, kus on üle 250 erineva foto Pärnu linnast ja ka mõned minu luuletused. Mõned luuletused ma olen kuskil netiavarustes juba avaldanud, mõned on ka uued. Et jah, et seal on üle pika aja, ei ole tegelikult Pärnus ju välja lastud ühtegi fotoraamatut ja sellisel kujul, kus on nagu ainult fotod ja väiksed tekstid seal all kuni 1 või 2 rida, sellist vist isegi ei olegi. Et ma mõtlesin, et kuna ma olen 6-7 aastat Pärnu linna pildistanud ja mul on kogunenud hästi palju pilte, et siis võiks selle ka raamatusse panna. Need kõik on sinu pildid? Kõik on minu pildid, jah. Üks ei ole, lõpus on seal minust üks pilt. See on ühe teise Pärnu alustava fotograafi Sirli Popov foto. Okei, aga nüüd need pildid, kas sul on iga pildiga kohe see nagu emotsioon ja lugu ka teada, et kui sa siia sisse neid pilte valisid, no ma arvan, et siin ei ole pooltki sellest, mis sa oled nagu kokku kogunud on ju? Jaa, poolt ei ole. Ma esiteks avastasin, kui ma hakkasin neid pilte valima, et mul oli arvutis ja kõvaketastel üle 200 gigabaidi pilte, eks neid pilte oli seal metsikult 1000 ja ma valisin ka neid pilte seal 2 päeva. Et kui sa küsid, et kui ma kõiki pilte vaatan niimoodi sirvin läbi, et kas mul kõik kohad nagu meenuvad, siis võib-olla mitte, aga need, mis ma sinna sisse valisin, nende osas küll häguselt midagi ikka meenub. Ja mõnega ka päris palju ka. Et seal on näiteks on ühed äikese pildid, mis ma tegin 2019 aasta juunis või oli see 2020. Ühesõnaga ma pildistasin esimest korda äikest fotokaameraga, vaatasin lihtsalt YouTube'ist, kuidas on kaameraseaded, läksin randa. Ütlen ka veel seda ära, et kuna ma olen äikese huviline olnud juba väikse poisina, siis lisaks sellele, et ma vaatan kaarti, on ka mingi sisetunne, kuidas ma tuletan ära, kas väikest tuleb või rohkem või vähem. Ja tegelikult väga vedas, sest tol õhtul või öösel ei lubanud üldse Pärnusse väikest. Aga kuna meri oli veel üsna jahe ja õhk oli soe, siis tekkis umbes Äädemeste kohal suke lokaalne äike ja see pastis Pärnu randa, kus on see rannamatka teepuidust väga hästi ära. Ja siis ma panin oma kaamera sinna peale, pildistasin äkki pool tundi ja sain kuskil 20-30 äikese kaadrit, mõned on seal raamatus olemas ka ja nad läksid vist isegi kuskile kas äikese huviliste kaanefotoks, mis on siiamaani Facebookis. Et need on hästi võimsad pildid, et sealt isegi, ma ei mäleta, kas see oli lees ka vist mingi artikkel, ega see oli hästi võimas tunne. Ja muuseas ma ütleme selle asja ka ära, et Äädemeste kandis tuli veel, ma ei mäleta, 60 mm vihma maha neid sellest pilvest. Sellest äikese pilvest, mis ei pidanud tulema üldse. Jah, just. Äikese pildistamine on midagi ülivõimsat. Mul on õnnestunud ka kunagi see jäädvustada isegi natuke aega veel varem tagasi ja ma mäletan, mul oli see Türgis muidugi, aga ma mäletan seda momenti ja see oli siis selle kaameraga nagu tavaline seebikarp, eks ju põhimõtteliselt. Ja see tunne oli kuidagi nii ülev, kui oled selle sähvaka, sest et sa pead ju täpselt ära tunnetama, ära tajuma, ära nagu teaba, millal tuleb, et sa pead ju vahetult enne klõpsama selleks, et nagu see pildile saada, on ju? No jah, siin ongi vahe, et osad teevad niimoodi ja tegelikult profikaameraga saab ka niimoodi, et sa paned pimeduses kaamera 30 sekundiks pildistama. Kogub siis nagu infot, et samamoodi saab pildistada näiteks linnutööd vabalt kaameraga. Aga lihtsalt sa pead nagu ära tunnetama, et milline see pilvekuju on. Kui pilvekuju on suke, meenutab veits tuumaseent või seent, siis ta pigem lööb rohkem välku. Kui ta on tavalise pilvepiiriga, siis ta lööb harvem. Ja eriti palju välku lööb siis, kui on riiulpilv. Aga vahel riiulpilves on see häda, et vihmasadu on nii tugev, et see äike jääb sinna vihmavarju lihtsalt. Issand jumal, ma isegi ei teadnud sinusse sellise teadmise peidus on. See on pikalt jah, silmahuvi olnud. Ja teiseks on ka see, et eks erinevad maandamisvõimalused, et kes joob või kes teeb
langevarjuhüppeid või mis iganes, et mina, üks asjadest, kus ma oma pingeid maandan suvel on äikese pildistamine, siis siin ma tunnen inimesena, et ma ei ole loodusest võimsam, nagu osad arvavad. Et siis ikka tunned, et loodus on kuningas ja inimene on üks väike osa sellest. Aga see raamat, see mõte, et kinkida Pärnu linnale selline teos, kuidas see sul sündima hakkas või kuidas sa jõudsid selleni? No täiesti aus vastus on see, et selle taga suuresti on ka minu abikaasa pealkäimine ja minu abikaasa väga palju aitaski seda raamatut kujundada. Ja tema arvas ka, et see on loogiline hetk, et eelnevad 2 aastat on tegelikult andnud välja analoogset asja kalendrikujul, kus on ka Pärnu linna pildid sees. Ja väiksed luuletused juures. Ja kuna mul neid pilte on väga palju kogunenud ja tegelikult on ka varem osad inimesed küsinud, et kas tuleb ka raamat, siis ma mõtlesin, et siis nüüd oleks õige aeg see ära kokku panna ja valmistada. Ilusasti, kui Pärnu linnal oli veel niivõrd suur juubel. Ja, just, seda ka. Aga sinu pildistamise huvi, kuidas see sinul alguse sai? Ma arvan, et see on tegelikult võib-olla tulnud natukene alateadlikult isalt mingis mõttes, sest minu isa kinkis mulle esimese nagu seebikarbi, nagu sina Türgis pildistasid, äkki oli olümpika oma, kui ma olin umbes 8-9 aastane poiss, et siis ma pildistasin oma jagu igast loodust ja oma koera ja puha. Kui ma vanemaks sain, siis see oli pigem hobi korras ja siis ma sellest pildistamisest võib-olla niimoodi ei mõelnud, et suuremalt ma alustasin 2018, kui ma läksin lahkuma eelmisest elukaaslasest. Ja vahest on vaja mingisugust väikest lööki või sellist pauku, et mõtestada oma elu nagu teistpidi ära. Ja siis sai fotograafia selleks mõtestamise punktiks nii-öelda? Jaa, sest ma enne fotograafiat hästi pikalt otsisin ennast, et ma olen teinud väga mitmeid tööotsi igal pool, et siis ma nagu ei leidnud seda õiget asja ja siis ma ühel päeval mõtlesin, et okei, et esiteks ma lõpetasin ära kutsehariduskooli turunduse baasil. See andis nagu sellise põhja alla, kuidas seda turundust ja seda fotograafia põhja üldse nagu pihta hakata, et see sotsiaalmeedia ja kõik see. Ja siis 2020 tegin ettevõtte ja siis hakkasin vaikselt tegema. Kas tänaseks päevaks võib öelda, et fotograafia on ka see, mis toob sul täielikult leiva lauale, ehk et sa oled suutnud ühendada hobi ja töö? Jaa, ma võin nüüd päris kindlalt öelda, et ma sain oma hobi teha tööks ja ma ütleme selles mõttes, ma ei pea nagu päevagi tööl käima. Et minu jaoks ta ei ole töö. Et ta kindlasti on töö, sest ma saan sellest oma leiva ja singi lavale. Aga kuna see väga mulle meeldib, siis isegi kui mul on hästi pingeline ja hästi palju on see tööd, siis ma väga nagu naudin seda. Et kui keegi küsib, et millal sa võtad aastasse 30 päeva puhkust, siis ma küsin, et mis puhkust. Ma võin kolmapäeval ka teha 2 tundi väikse tiiru linnas, kui ma tahan. Ja see on nii oluline, et see tasakaal olemas oleks, kuna see töö ju tegelikult ükskõik mismoodi me siis tööd teeme on ikka mega suur osa meie elust. Jaa, on, aga väga palju on ka neid, kes teevad sellist tööd nagu töö pärast, et võib-olla nad ei taha seal käia ja siis on see pinge ja kõik see, et ütleme, ideaalis võiks ikkagi nii olla, aga paraku see kõigil ei saa nii olla. Eks selleni peab lihtsalt nagu jõudma ja ma arvan, et siin peab olema mingi väga suur törts usaldust ka taga, et ma usaldan, et see minu hobi mind lõpuks kandma hakkab. Usaldus ka kindlasti, aga ma olen päris kindel, et järjekindlus. Et seal on kindlasti on languseid, et ma ei saa öelda, et kogu aeg on sirgjoones üles läinud ja ettevõtlus üldse on siuke, et on üles alla. Aga lihtsalt see, et sa ühelt maalt selle keskpõhja laud omal nii tugeva alla, et kui sa alla langed, et sa lange sinna kõige hämaramasse auku, vaid sa langed kuskile kesknivoole ja siis sealt sa tõusti püsti, aga tõusti ehitama ja siis see kesknivoo nagu tõuseb nagu. Aga see raamat veel kord, tulete meelde, kui palju pilte siin sees on nüüd? 250 pluss. 250 pluss. Aga sinna kanti umbes. Okay. Sest seal, ütleme, sees vist on 250, aga raamatu kantel on mõned pildid, mis sees ei ole. Aga need luuletused, ma kohe võtsin siit ühe lahti luuletusega. Eluvarjude haprad mõtted. Kuidas sinule luule või looming sünnib? Et mõni räägib, et selleks peab olema väga suur eufooria või väga suur kurbus, et ütleme, kuuldse hea rahulolu pealt ei sünni midagi. Kuidas sinuga lood on? Esiteks ma ei pea ennast luuletajaks. Mu ema on ka kirjutanud luulet ja on neid kogumikes ka kirja pannud. Et võib-olla tuleb see sealt, aga mingid perioodid elus, mis on olnud raskemad või sügavamad. Ma ei ole selline inimene, kes võtab pastaka, läheb kommina äärde ja siis võtab väikse veini ja siis loob luulet terve öö.
need tulevad suht spontaanselt, need luuletused kõik on tegelikult seotud teatud piltidega sealt raamatust. Et ma tegelikult olen vaatanud pilti ja siis selle järgi tegib ka luuletus. Osadel luuletustel on ka mingisugused alltekstid sees, mida ma siin ei avalda, see on iga kuulaja, vaataja enda rida, mis ta sealt välja tuleb. No nii või naa, igaüks loeb vastavalt sellele, mida ta tahab välja lugeda. See on täiesti okei. Ja kui keegi ei saa midagi aru, siis see on ka täiesti okei. Ma võtsin kohe lahti siit pildi või leheküljed 104 ja 105, kus on nagu nii sellised punakad, sinakad, kirkad toonid. Palju sükseid pilte töödeldakse, kui palju see on nagu täitsa nagu nii, nagu sa seda saidki kaamerasse? See oleneb tegelikult mitmetest asjadest, et kindlasti töödeldakse ka, et kui sa teed kaameraga tavalise toorikpildi, siis ta on lihtsalt üks toorikpilt. Mina oma piltides värve ei muuda, ma muudan ainult varje ja valgust. Ja kuna sul on profikaamera, siis ta talletab niikuinii rohkem informatsiooni pildile. Kui sa teed nüüd selle sama pildi, teed näiteks uue telefoniga, siis ta jääb sul veel värvikirkam, sest uutel telefonidel on juba AI töötlusprogrammid sees, mis automaatselt selle nagu ära teevad. Aga teine siin ka ilmamuutus, et kui on olnud näiteks väga palav päev, järgnev päev on näiteks hästi külm, siis õhumass on midagi teistsugune ja kui on soodne ilm, näiteks on mõni pilv on kuskil või kas või mingi Sahara tolm tuleb kuskilt sealt Sahara poolt siia, neid vahest kandub Eestisse, siis on ka päikeseloengud on hästi punasemad. Et soovitan käia mere ääres õhtuti, hommikuti, vara ärgata, vaadata taevasse rohkem, silmad taevasse, ärge mõelge neid muremõtteid kogu aeg, et elu on nii raske ja kiire, et vaadake taevasse ja märgake ja tehke pilte ja pange gruppi ülesse. Mis gruppi? Gruppi soovitan panna siis Imeline Pärnu linn fotokogukond ja teine on Imeline Pärnumaa fotokogukond. Vahe on selles, et linnagrupis on kõik pildid siis Pärnu linna piires, mitte nüüd selle Suur-Pärnu linna piires, vaid selle traditsioonilise Pärnu linnakeskuse piires, mis piirnevad linnaosadega a la Rääma, Mai, Vanasauga. Ja teine on siis Pärnu maakond, kus siis seda linnakeskust ei ole, kus on siis muud Kihnu, Vändra, Lihula, Pärnu Joogupi ja kõik see. Okei, et ühesõnaga need Facebooki grupid ikkagi jätkuvalt tasub üles leida? Tasub küll. Ma ütleme selle asjaga ära, et ma olen taotluslikult neid gruppe loonud hästi positiivseks, et meie ümber on hästi palju seda negatiivsust ka, et olgu need sõjad, majandusprobleemid, avariid, mingid kaklused asjad. Et selles grupis ma olen teadlikult ära keelanud sükse ärapanemise, fotode kritiseerimise, ma ei tea, ropendamise, vägikaikaveo. Et ma arvan, et ka positiivne uudis ja positiivne asi müüb. Ja ma olen saavutanud tegelikult ka selle, et võid minna õhtu randa, kui on selline huvitavam ilm ja vaata, päris paljud pildistavad ja pärast sa lähed gruppi ja need samad pildid on seal tihtilugu grupis üleval. Et näiteks kui Pärnus on olnud kõva äike või mingisugune huvitav loodusnähtus või mõni üritus, siis täitsa uhke tunne on vaadata, et need grupis on need pildid suuresti esindatud. Ja mul on ka hea meel selle üle, et minu grupis on orgaaniline reach, ehk siis orgaaniline levimus väga hea, et ma ei ole seal ühtegi reklaami sinna üles pannud, et enamus pildid ikka jõuavad seal kuskil 4-5 tuhande inimeseni. Sa tõid nii õige asja välja, et seda raskust on meil siin maailmas küllaga, kuigi tõele au andes on positiivset rohkem. Positiivset on küllaga rohkem, lihtsalt meil kuidagi aju genereerib või on üles ehitatud nõnda, et me märkame seda nagu negatiivset ja siis tundub, et on nii palju seda, on ju. Tegelikult ei ole, on ju. Sul on õigus, aga kui sa uudiseid loed üldse, siis müüb ikkagi rohkem see negatiivne, see saab klikke rohkem. Kuigi tegelikult saab mõttes nagu seda asja ümber mõõta, et hea näide on sellest noorest tüdrukust, kes selle laul versus tants kinni pani, et seal tuli ju ka elav arutelu, tuli negatiivselt, positiivsest. Mina ise mõtleks, et see on väga positiivne, et selline noor inimene võitis, et tema on ju meie tuleviku väetis ikkagi. Aga mis seal negatiivselt üldse saab olla? No umbes, et miks laps võitis selle asja ära, et lastele võiks olla eraldi võistlus ja mingid sellised kommentaarid. No ühesõnaga, kes tahab vinguda virsida, temale jääb alati võimaluse. Kindlasti. Aga võtsin lahti siit järgmise pildi kohe või pildiseeria rahutus. Supercell. Mis see nüüd tähendab? See on ka üks teatud sorti pilve kogum või siuke äike, et see tekib tavaliselt kas siis, kui on väga kuum päev olnud näiteks, tekib siuke kiire äike, sealt võib tulla vahel tormituuli, rahet, tegelikult on päris ohtlik nähtus, aga kas ta oli eelmine või ülemine aasta Vanapärnu rannas väga vedas, et siuke pild tuli. Mul oli see lainurk kaamera peal ka, et see, tegelikult see pilv on pildistatud. See Supercell on umbes selle Pärnu sadama kohal, mis olen kuskil seal Vanapärnu rannaparklas. Et kuna ta on siuke hästi lainurk, siis ta tuleb hästi lähedale. Ja see oli hästi võimas tunne küll. Õnneks väga hullu kahju ta ei tekitanud, aga hetkeline tuulepagi ja siuksed kõva vihm oli küll.
ma mõtlen, et sa tead nagu loodusest päris paljud, sa vist nagu teadlikult oled seda päris pikalt jälginud. Jaa, see on mul suur huvi. Seal kuskil raamatus muideks on ka, kas oli ikka 2024 maikuu pildid Pärnu kesklinnast, kus tuli kas poole tunniga ligi, ma ei tea, 60 või 70 millimeetrit vihma, et seal mul on uputuspildidki seal sees, kus on kesklinnas vesi põlvini. Aga kuidas sinusse looduse jälgimise huvi tärkas, oled sa seda ka niimoodi enda jaoks lahti mõtestanud? Ma arvan, see on tulnud isalt, et kui ma mäletan siiamaani, kui väike poiss oli, niisugune 3-4, käisime isaga rannas tuisuga talvel. Ma olin isa põuekaisus, väike valge koer oli ka. Sealt on see kindlasti tulnud ja teine on see, et meil on maal suvila Saugas. Ja toona seal lähedal maju ei olnud, oli suured põllud ja siis oli hästi huvitav suveõhtuti jälgide juures kaugelt päikesepilved tulevad ja siis see oli natukene selline filmilikult õudne veits, aga samas nagu ärevust tekitavalt hea ka. Et võib-olla sealt kuidagi, sest mu vanemad on alati mind võtnud loodusesse kaasa ja see pagas on päris suur. Ma mõtlen, et mõni ikka kardapäikest, sinul seda muret ei ole olnud? Tähendab, natuke peab kartma, sest ta on ikkagi selline loodusnähtus, et ta võib sul kuskil lähedalt sisse lüüa. Mul on olnud juhuseid, kus ta lööb mul auto katusesse näiteks. Õnneks siis midagi ei juhtu. Ma olen näinud, kui ta lööb mul otse ette kuskile, et siis on päris kõhe. Olen jäänud mitu korda pagikette. Pagikette jääda autoga on nagu lihtsam, kui sa oled tuulega kuskil metsas, et siis on natukene nagu rabese seis. Aga kartma peab ikka natukene, siis sa nagu natuke tead ette arvestada. Aga lihtsalt see adrenaliin, et veel kord, et mõni hüppab bensihüppet või teeb mingit sukeldumist või mis iganes. Mina saan selle adrenaliini kätte loodusest. Mõtlen, kui äike lööb auto katusele, kas ta on tunda kuidagi siis või? Midagi on tunda, jah. Natuke siuke raksakas käib, aga auto on äikesega ikkagi suhteliselt nagu kindel asi. Ja, ta on ära maandatud niimoodi. Okei, aga auto mingisugust nagu pihta midagi nagu ei saa otseselt mingit jälgi iseenesest talle ei jää peale. No minu teada minu Škoda Superbile ei ole 10 aasta jooksul midagi eriti jäänud. Kassikriimud on kuskil katuse peale jäänud. Aga jätkuvalt tahad sa seda kõike nagu jäädvustada? Jaa, see on lihtsalt nii võimas, et kui sa saad selle pildi sealt kätte või isegi alati ei pea pildistama, tegelikult see jälgimine ka, et lähed näiteks Pärnu randa, soovitan minna Pärnu randa, võtta kas või lapsed ja mees kaasa. Kui väike on, lähed istud merepingile, võtad väikse võib-olla joogikese kaasa, söögikese ja siis sa näed, kuidas kauguses lahe peal sähvib kauguses ja siis sa kuuled seda kõuemörinat, mida meri nagu eriti hästi esile toob. Et see on selline saladuslik, samal ajal selline alandlik tunne, väga võimas. Ja siis veel merekohin veel ja kõik see kokku. Mind õpetati ikka niimoodi vanasti, et kui rannas käid ja äike tuleb, lähed ruttu koju ära. No vette ei tasu minna selle mõttes, aga pargipingile võid istuda, et seal on ju kohti ka, kus saab parni minna. Kuigi ma mäletan, kui ma olin üks 12-aastane poiss, ma olin emaga, olin rannas. Tuli siuke täitsa, ma pole seda asja varem näinud, aga tuli siukene pild tuli üles merekohalt ja ta läks üks rääkaks sinakaks. Ja siis tuli äkki siuke tuul, ma mäletan, me jooksime rannahoone taha peitu ja need riidite kabiinid nagu suled lendasid seal ringi. Ja ma mäletan, et minu kunagise sõbra maja peal kukkus ka puu, nii et see oli ikka päris korralik. Ja isa oli veel tol korral maal ja ta rääkis ka, et meil on selleks väike siuke metsatükk või selline, et puud olid nagu poolde looka täitsa maas. Et see oli päris õudne olla. Jah, see ongi see koht, kui tuleb meelde, nagu sa enne ka välja tõid, et inimene on loodus kõrval ikka väga väike nähtus. Jaa, ma kasutaks Fred Jüssi sõnu, et loodus sisaldab inimest. Ja ma arvan, nii on ka. Aga pildistamise kohta veel, kas sa käid teadlikult siis niimoodi kaamera kaasas? Täna sul ei olnud kaamerat kaasas, mul tundus. Täna on mul niisugune pusa on, kus on kaamera, saab minna koduleele, kui ta. Aga tihti sul kaamera kaasas on niimoodi? No ma pean ütlema, et kui ma alustasin, siis ma tegin väga palju pildistasin loodust ja linna, et siis mul oli kliente nagu vähem ja siis ma tegin see kliendi poolt. Nüüd on nagu vastupidi, et kliente on nagu kõvasti rohkem. Aga ma ikkagi tahan vahest õhtuti, kui aega saab, selle kaamera võtta kaasa ja minna pildistama. Sest see on siuke, kus ma saan mingisuguse sisemise rahu sisse. Küll on aga see asi, et kui ma lähen nüüd pildistama kuskile linna mingi suure toruga, et mul on ees mingisugune 200 millimeetrine või 600 millimeetrine objektiiv, siis mis on muutunud nagu viimaste aastatega, et kui varem nagu inimesed väga ei tulnud juurde, siis nüüd juba osad tunnevad ära ja tulevad küsima igast asju. Ja et ma selles mõttes
kohati olen nagu ekstravert, sest mulle meeldib pildistada ja seal suurte masside ees olla. Aga teisest küljest on minu sees ka see introvert nagu säilinud, et mulle meeldib vahepeal ka täiesti kuskile omaette ära minna, et sellepärast ma käin ka abikaasaga päris tihti reisil, et sa lähed kuskile, ma ei tea, Portugali, Hispaaniasse ja seal tegelikult sind keegi ei tunne ja sa saadki seal nagu kuidagi rahulikult nagu olla, aga samas seal on ka väga palju pildistada, nii et huvitav jällegi. Ja samas on nii äge, kui sa jagad ka enda tuttavatele väikeseid ülevaateid endast reisidest, eks ju, et kus täna käisite, mis täna nägite, on ju. Et sellised väiksed reisijutustused, kas siis läbi videolõigu või läbi kirjelduse või läbi foto, mul tundub, et need viivad ka need inimesed kohale, kes pole nendes kohtades kunagi käinud. Jaa, kui ma täitsa ausalt sulle ütlen, siis see on natuke tulnud ka sinust. Et sina tegelikult ju enne mind hakkasid neid asju, mitte küll alati reiside kohta, aga oma mõtteid nagu, mingi ma natukene nagu hämmenesin nagu ennast, et mis ma ikka videosid teen ja ma ei oleks sihukest tüüpi ja ega ma siiamaani tegelikult väga enda elu niimoodi igapäevaselt ei taha näidata, aga ütleme, kui ma reisil lähen, siis võib ikka jagada, et seal tegelikult on ju häid maitseid, ilusaid kohti, huvitavaid inimesi ja võib ju vahest ju jagada ka. Ja see ongi see koht, et näiteks tõesti mina ei ole käinud nii palju nagu Hispaanias on ju. Ja kui keegi jagab, et võt siin on see, siis see viib mind sellesse hetkesse sinna kohale, kuigi mul tegelikult seda kogemust endal ei ole, on ju. Aga sa käisid ka hiljuti vist Portugalis, nii et... No hiljuti jaa, isegi korraks Hispaanias, aga see oli väga sutsakas. No ja, aga sa vähemalt said selle miljöö asja kätte, et seal on suke teistmoodi tunne lihtsalt, kui sa lähed sinna ookeani äärde või mere äärde või... on tõesti. Ja vahepeal peab ära käima sellepärast, et siis kuidagi nagu oskab kodu teistmoodi hinnata. Jaa, hea on ära käia ja veel parem on tagasi tulla. Rääkides veel Portugalist või portugaalastest, siin alles hiljuti oli Hubis üks rahvusvaheline projekt, mille raames siis ka noortega töötavad inimesed said ühe podcasti koolituse ja seal olid ka portugaallased selles grupis. Ja kui nad siin käisid, siis meil oli meri veel natukene jääs ja siis küsisin, et mis on kõige ägedamad hetked siis sellest Pärnumaast ja siis kuidas need Portugali inimesed jagasid, et nad ei ole elu sees näinud merd, mis on jääs, on tõid nii õnnelikud selle üle ja meie siin käime külmetame, mõtleme, aitab küll juba seda külma talve, tahame kevadet ja tuleb keegi teine, kes vaadab, et issand, kui äge on ju. Jaa, sellega mul üks fakt meenub, et sel aastal oli meri lausa nii jääs, et isegi kanetas korra kinni sealt Saaremaa tipust ja Läti poole pealt. Ja Pärnu jäälõhkuja Eeva 316 ei saanud üksi selle jäälõhkumisega hakkama ja esimest korda tuli Pärnu lahele vana hea jäälõhkuja Tarmo Tallinnast. Nii et Pärnu lahel lõhkus jääd Eesti poole pealt 2 jäämurdjat. Lisaks veel Niko, mis on puksiiri ja ka väikse jäälõhkumise võimega, tema tegi siin Pärnu sadamus seda asja. Ja Läti poolt oli minu teada Varma vist ka. Midagi võis isegi veel olla. Aga teisipidi see oli äge, sellepärast, et see võimaldas üle aastate käia ka Kihnusse mööda jääteed. Jaa, tõsi. Ma ise ka tegelikult ikka õhtuti, hommikuti, kui sai, jalutasin. Ma teen neid oma jalutustiiri ka linna peal, katsun iga päev teha. Aga sellest pool teen ikkagi jää peal teha. Ja kui sa lähed sinna jää peale, kuuled seda lumekrudisemise häält ja päike paistab ja vaatad Pärnut, siis on päris suke jumala tunne küll. Ja hästi äge. Aga mis on siis see, mis on sind jätkuvalt Pärnuga seotuna hoidnud? Et ikkagi noor inimene, maailm on valla, põhimõtteliselt saaksid sa igal pool enda tööd teha, on ju. Et mis on see, miks sa oled jätkuvalt otsustanud Pärnu kasuks? No maailm on valla küll, aga ma arvan, ka sisemaailm peab olema valla. Et sa ei saa nagu mingit unistust otsida kuskil mujal, kui sa sisemaailmas ei ole rahul või nii. Pärnus elamine pakub mulle sellist rahu, et ma tegelikult olen elanud ka 7-8 aastat Tallinnas. Seal oli ka tore, aga seal on pidevalt selline närvilisus, autod sõidavad kiiresti, inimesed kuidagi sellised nagu liiga energilised võib olla. Ja palju on kas neid purunenud unistusi, et lähevad sinna oma õnne otsima, aga nad võib-olla ei leia seda alati. Et Pärnus on hea, et Pärnus on suvel on see kiirem periood, siis sügisel juba ootad, et millal see rabas nagu ära läheb. Ehtne pärnakas ikkagi. Ja siis mõni ütleb, et et Pärnud on talvehovel nagu pommiauk, et see ka tõele ei vasta, sest kui sa tahad ikkagi minna kuskile teatrisse, kinno, kohvikusse, siis ütleme, head kohad ikka on alati täis. Aga lihtsalt mulle meeldibki see rahulikkus. Aga samas jällegi Pärnu areneb ka, et kui sa lähed Pärnust välja sinna Sauga poole või sinna Paikuse poole, siis on väga palju uusi elamureaane tekkinud. Uus sild, mis on toonud Rääma lähemale. Mul on hästi hea meel, et see sild lõpuks ära tehti.
et siin on väga palju, siin kogu aeg areneb ja kui see Via Baltica ja siis Rail Baltica ükskord valmis saab, siis on ju super. Rääkides sinu klienditöödest veel, et kui suur see kliendi portfoolio sul juba tänaseks päevaks on? No päris lai on, et ma alustasin tegelikult natukene võib-olla selle kuulsuste pildistamisega ka ja see oli selle mõttega, et kiiremini pilti jõuda, et fotograafias konkurents on päris suur. No Pärnus oli see eelis ka, et mu vanemad on selle nime kuidagi ette teinud, et ema töötas haridusvaldkonnas, isa oli kekaõps ja meistersportlane kunagi. Et Pärnus on võib-olla oli seda lihtsam teha, et paljud kliendid tegelikult on ema-isa tuttavad ka olnud. Ja tänu sellele kunagi sai tehtud koolide laste ja õpetajatele sukseid lühikoolitusi, et saime kuskil linnas kokku, mängisime läbi, keegi oli fotograaf, keegi oli modell, tegime ühispilte, et neid on ka tehtud 10 korda äkki kokku. Ehk et lisaks veel ka koolitused on ju? No enam ei ole teinud, et ma ei tunne ennast koolitajana, lihtsalt see võis olla 4 aastat tagasi Jõulumäel. Korraldaks iga aasta Pärnumaa lasteaednikele mingisuguseid suuri töötubasid. Ja siis keegi, ma ei tea siiamaani, kes see võis olla, ütles, et Martin võiks tulla sinna koolitajaks. Ja ma mäletan seda tunnet siiamaani, et ma istusin saalis, seal oli mingi 60 nägu, ma pole seda kunagi õppinud, ma ei tea sellest mitte midagi. Mida ma nüüd siin rääkima hakkan, ja siis ma mõtlesin, õues on ilus ilm, lähme välja, teeme praktiliselt läbi. No siis läks juba hästi. Siis käisin 2 aastat veel ja siis 3. enam ei tahtnud. Aga rääkides siis ikkagi sellest kliendi portfooliost nii-öelda, et kui lihtne on minna kellegile kuulsale ukse taha, piltlikult öeldes, öelda kuule, et ma olen fotograaf, ma tahaks teha sinuga väikse seeria. Ma arvan, et alguses võib-olla oli ikka pinge sees ja sõltub tegelikult, et praegu mõne inimese suhtes on siiani ikka pinge sees, et lähim sessioon oli mul Lauri Saatpaluga. Tema on lapsest peale mulle muusikaartistina väga sümpatiseerinud ja tema suhtes mul oli ka suur aukartus. No tegelikult ta ei ole ka eriti pildistamas käinud ja paha. Aga meil oli väga hea klapp ja väga vahva oli see pildistamine ja teine kelle osas mul on ka olnud siuke suur aukartus. Mul on kõigi inimeste vastu, aga suuremad aukartused on olnud näiteks ka Peeter Võsa vastu. Sest tema tegi kunagi seda politsei kroonika saadet ja siis see Võsareporter. No see Võsareporter oli minu jaoks siukene naljasketsi saada rohkem, mis oli küll tõsi elu. Ja politsei kroonika on selline 90. aastate ajastu märk, mida paljud nagu idealiseerivad, aga ta tegelikult oli ikkagi päris raske aeg, et mul vanemad on rääkinud, et alguste aastatel ei olnud ikkagi poes ju süüa saada ja mis iganes. Nüüd võibolla see nagu nii raske pole, sest tegelikult kui sa neid inimesi, kuulsad inimesi pildistad, siis nad tegelikult on inimesed nagu meie isegi. Aga ma saan aru ka nendest fotograafidest, kes ei julge, et nad mõtlevad, et mis ma nüüd lähen, mis ma teen ja tema on siuke, tema on too. Et lihtsalt, kui sa ise oled hea suhtleja, ma olen üldiselt inimesi lasknud olla pildistamisel nii, nagu nad on. Et need on sellised vabas vormis jutustavad sessioonid, et me räägime vahest isiklikemast asjadest, küsin küsimusi, samal ajal pildistan, et see on niisugune vabas keskkonnas toimub asi. Aga kui me võtamegi näiteks Lauri, et mis moodi sa tema poole siis nagu pöördusid, kas sa kirjutasid talle, helistasid talle või mis moodi sa kontakti üldse võtsid? Ma võtsin aega 3 aastat, wow. millest siuke aastake oli ta mul sõbralistis Facebookis tegelikult, aga ta mingi aeg hakkas mu pilte osasi nagu vaatama ja mõnele viskas lagi ka ja ma kirjutasin läbi Facebooki, kirjutasin siukse natuke pikema kirja ja minu üllatuseks ta ütles, et mis me siin kirjutame, et helistame, andis mulle oma numbri. No siis tuli paanika sisse, siis ma 2 tundi ma ei suutnud seda nagu, ma ei suutnud helistada. Ja siis ma võtsin nagu julguse kokku ja helistasin ja siis Lauri see mõnus mahehääl ja ta on väga äge inimene. Et enne seda pildistamist me saime helistada 3-4 korda, et tal esimese korraga ei õnnestunud tulla, et tal olid mingid töömehed kuskil midagi tulemas ja lõpuks me tegime Tallinnas selle ära, et see oli siuke väga huvitavat tund aega. Ja kuidas see moment sulle endal siis on, et kas selleks hetkeks, kui sa juba läksid pildistama, oli see pinge nagu täiesti maas juba? Mina olen seda tüüpi inimene, kes enne pildistamist hästi palju võib-olla mõtleb üle ja pabistab ja ma ei taha ka mütsiga lööma minna. Et vahel on siuke tunne, et ma ei ole kunagi pildistanud tegelikult, ma olen tuhandeid sessioone teinud. Aga alati, kui ma tegema hakkan, siis mul kaob ära. Et sama on vahest mul nagu diktsiooniga, et kui ma perega suhtlen, ma võin hästi kiiresti rääkida ja rabistada.
aga kui ma kas või raadios olen käinud või teles või saan kliendiga kokku, et siis kuidagi see diktsioon läheb nagu heaks, ma ei tea, millest see on. Võib-olla see, et mulle väga see meeldib siis kuidagi. Hakkad tööle siis ühesõnaga? Hakkan tööle, jah. ei laiskle nii palju. Kas on ka mõne kliendiga niimoodi, et ma isegi ei taha nimestega midagi, et kellega nagu on olnud vaja rohkem nagu tööd teha nii-öelda, et lihtsalt ei avane lihtsalt nii-öelda, et vähe on, mul meenub üks pildistamine Amende villas oli ükskord üks naine Tartust, kes oli hästi siuke eelarmustega siukene, natuke võib-olla nagu isegi võib-olla väheke pahur, et temaga oli nagu raske, et ta nagu ei uskunud sellesse, mida ma teen. Aga kuidas ta sinu juurde jõudis üldse siis? Ta oli osa seltskonnast, et seal oli tegelikult ühe suure pulma pildistamine ja ta oli üks inimene sellest pulma seltskonnast. Aga ma ütlen ka nii palju, et ega ma ei ole mingi võlur, et kui sa pildistad suurt seltskonda, sa ei saa eeldada, et sa kõigile meeldid või need pildid sa kõigile meeldivad, et alati võib olla keegi, kellele ei meeldi ja samas sa pead teda nagu austama. Ma olen fotograaf, ma ei lähe sinna mingit inimest ümber rääkima, et teeme nii, teeme naa, et ma lihtsalt ütlen, et ma pildistan niimoodi ja nii on ja kui talle need ei sobi need pildid, siis nii on. Aga nüüd, kui pildid käes olid tal, kuidas siis see tagasiside? No kõigile meeldisid. Okay. Tema mul tagasiside ei andnud, aga lihtsalt koha pealt oli selline, et ta hakkas nagu ise fotograafiks, et tee siit ja tee sealt ja ole siin, ole seal. Kuigi ta ise vist oli hambaarst, nii et Et ju tal lihtsalt on kellegagi kogemus ja ta ei osanud nagu muud moodi, kui et lootis seda head sama nagu külge pildistada. Sest mina tean ka, et mul on nagu ala üks külg nagu, minu arvates nagu vaata parem on ju. Ja siis ju tahaks, et oleks nagu see ilusam külg pildil on ju. Selle kohta ma võin öelda mul hea tuttav Jüri Lassov, fotograaf siis. Tema ütles head sõnad, mida ma kordan sulle nüüd hea meelega. Et sina oled ennast näinud 1 000 000 korda. Mina näen sind võib-olla kokku, oleme võib-olla ennast ka näinud, aga niimoodi pikemalt, ütleme 7-8 kord. Mina seda ei näe, minu jaoks oled see väga ilus inimene. Aga kui inimene vaatab ennast iga päev peilist, siis ta hakkab mingit asju genereerima. Jüri Lassov tõi mingi hea näite kunagi, et oli üks naine, kes ütles, et mul on kulm, natuke hoiab üles poole. Et kas te saate töödelda selle kulmu nagu õigeks või nii? Siis Jüri ütles, et see ei saa nagu teha seda või et miks te seda tahate? Ei, ma tahan, et mul need pildid muidu ei meeldi. Okei, ta ütles selle kulmu siis nagu teistsuguseks ja kui Jüri endis pildid kätte ütles, et aga mõelge selle peale, et sellel pildi peal tegelikult ei ole te ise, et see on keegi teine. Ütleme, suure juttu kokkuvõttes peaks ennast lihtsalt rohkem austama, armastama ja võtma ennast nii nagu olema. Mulle tundub, et ka selliste piltide tegemine, kas siis ise või kellegi teise poolt nii-öelda, see aitab endaga nagu rahu teha ja kuidagi kontakti luua. Et eestlastel väga paljudel ikkagi on seda, et meil pole nagu seda harjumust olla kaamera ees, meid on õpetatud kuidagi niimoodi, et ma ei tea, ei naera või mis iganes veel, eks ju. Ja kui seda oskust ei ole, siis ei saagi tulla niimoodi, kui seda ei arenda, on ju. Et mulle tundub, et kui keegi teine pildistab ja kui need pildid on ilusad, eks ju, lõpuks oled rahul või kui ise nagu pildistad ennast nagu selle külje pealt, kus sa nagu rahul oled, siis läbi selle ka see enesekindlus ju kasvab, et need pildid tegelikult nii palju toetavad seda enese armastamist, seda teekonda. Jaa, seal võib olla ka see asi, et Eesti on suhteliselt noor vabariik, nüüd selle teine Eestina, et võib-olla Vene ajal, ma ei ole küll Vene ajal elanud, aga Vene ajal olid ju igasugused KGB-d asjad sind kogu aeg jälgisid ja sa ei saanud ju midagi väga vabalt teha, et võib-olla sealt ka natukene sisse kodeeritud see, et sa pead olema fotol siuke tõsine ja et sa ei saa nii vabalt olla. Aga jaa, mina soovitaks ka inimestele ikkagi kas või korra elus ära käia, et professionaalne pilt on kingitus su endale, su lastele, lastelastele või üldse mingisugune märk, mis jääb nagu maha. Et kui me pilistame kogu aeg ainult telefoniga, siis meil lõpuks ongi 1000 pilte kuskil pilves, aga kui on nagu sellised korralikud fotod ja nad on ka vahest välja prinditud, siis need ikkagi jäävad. Kui palju on tänapäeval seda välja printimist? Ma ei tea, ma pole ammu printinud enam. Vähe on, aga veits on. Ma ise olen osasi pilte oma pulmast näiteks lasknud välja printida. Tegelikult on päris äge ikka. Tasub printida? Kindlasti tasub. Eks fotofail on ka ilus vaadata, aga kui ta sul lõpuks kuskile raamatusse või seina peale jõuab fotokapa peal, et siis ta on ikka hoopis teine. Samamoodi see raamat, et kui ma seda raamatut vaatasin oma arvutifailides, ma vaatasin, et nii vähe pilte on ja äkki peakski juurde panema ja puha, aga kui ma selle raamatu kätte sain ja hoidsin käes, et siis ma mõtlesin küll, et kurat, et kas tõesti mina tegin. Ütleme, mina suuresti selle kokku ei pannud, mul pani selle kokku ikkagi abikaasa. Aga need pildid kõik seal, et uskumatu, et need asjad on tegelikult tehtud.
see raamat on päris paks. Jaa, tal on, ta sõi rohkem, ei, tal on lihtsalt need raamatukaaned on vähe kvaliteetsemad, et ta kestaks kauem, et seal on õmblustrükk sees ja sellepärast sai niisugune versioon tehtud kõvade kantega. Kui tihti sa plaanid selliseid raamatuid välja andma hakata? Kui ma täitsa ausalt ütlen, siis ma need raamatud tellisin suuresti tellimuste baasil, et ma tegin paar kuud ette enne eeltellimused ja mõned raamatud jätsin varusse ka, et kokku tuli neid 100 nüüd sealt trükikojast. Vaatame, kui inimesed soovivad rohkem saada, võib-olla siis saab mingisuguse eeltellimise veel teha, aga üldiselt ma pigem tahaks, et ta jääks selliseks natuke prestiisiraamatuks, et seda ei ole igal poeletil ja raamatupoes saada. Mulle tundub, et see oleks nagu nii ilus ka linna esinduskingitus. Jaa, no linnavalitsus tegi ka päris suure tellimuseni. Sest et see on ilus esinduskingitus. Ma usun küll, jah, et ta on täitsa vahva. No Pärnu raamatukogu ka tellis 2 tükki sisse, et ma arvan, neid saab nüüd lähiajal vist laenutada ka. See on lihtsalt siuke väike lisa, see, ütleme see muu asi, seda ei saa rahas mõõta, et seal on ikkagi 6-7 aastat tööd, seal on tuhandeid pilte, 100 tunde, aga need pildid ei ole tehtud niimoodi, et ma pean tegema. Et kui ma neid pilte tegin, ega ma siis ei mõelnud, et ma raamatu teen. See raamatu idee tekkis kuskil eelmise aasta sügisel. Et eelnevalt on lihtsalt tehtud, mulle väga meeldib Pärnut pilistada ja huvitav on näha ka, et ka 6 aasta jooksul on hämmastavalt palju linn muutunud. Näiteks mu enda kodutanaval, sa käid ise sealt mööda, on väikeuke tänav ja seal kunagi ühe maja ees, suure maja ees kasvasid suured vahtrapuud, mida enam kahjuks ei ole. Nii et seal piltidel osadel on, nii et pilt jääb. Tihti on ka see, et kui me teeme mingeid pilte ja sinna juurde ei kirjuta, mis pilt või mis aasta või mis see taust on, et siis see kaob ära ajas, et see pilt jääb, aga sõnumit enam ei ole. Et selles mõttes on nii äge, kui on fotoraamat, kus on ka see aeg kirjas on ju, või vähemalt nagu aimdusajast. Et see jutustab seda ajalugu hästi elavalt edasi ka nendele põlvedele, kes siin on mõne 100 aasta pärast. Seda küll, no mul igal pool sellest aastaarvu ei ole kirjas, et ütleme ajaloo osas olen ma täpsemalt seal natukene pannud, mis seal varem on olnud ja mitte. Aga mõte oligi selles, et nagu ma käisin linnavalitsuses seda ideed kunagi tutvustamas ka, siis nad ütlesid ka, et nad päris sellist juturaamatut nagu ei soovi. Sest vaata, tänapäeval on inimestel on kiire alati ja siis see nutitelefon loob ka igast uut informatsiooni peale. Ja siis ma mõtlesingi, et teeme siis pildi ja pildikeel on ka tegelikult ka siuke huvitav keel, et kui sa mõni vanem inimene, kes on siit pärit või noorem süveneb pilti, et mõnda pilti võib ju süveneda lausa mitu minutit. Ja üks pilt räägib erinevatel inimestel hoopis teisi asju. Just. Et nii see on. Aga ei, väga äge, väga suure töö oled ära teinud. Noh, jah. Noh, jah. Ma ise ei võta, ma saan aru, et see on suur töö, aga ütleme, kui ma tagasi vaatan, siis on tore seiklus olnud, et ma ei ütle niimoodi, et oi, ma tegin nüüd suure töö ära, et on ju hea raamat. No niimoodi ma päris enda jaoks ei ütleks. No aga tegelikult on, ära ütlesin. Ei, ta on hea raamat küll, aga ma ütleme niimoodi, et ei pea nii hullult kiitma ka, et ta on siuke sündinud ilusa kingitusena lihtsalt. Kas ma sain õigesti aru, et koostöös Pärnu linnaga on teil ka fotogrupis mingid vahvad sellised üleskutsed ja jagamised ja kampaaniad või mis te toimub seal? Jaa, aasta alguses võttis minuga ühendust Pärnu linnapea, Kristel Valtenberg ja käis sellise idee välja, et võiks teha see aasta siis fotomängu aastaringselt, et varasemalt ma olen teinud erinevate teiste asutustega, et meil on olnud Vaasa spa, Hedon spa, Sonnekohvik. Ja nüüd see aasta läks paremini, et nüüd saab iga kuu. Aga seal on jah niimoodi, et iga kuu on siis iga järgneva kuu kaanefoto otsimine, et see võitja siis saab kaanefotoks siis linnavalitsuse lehele. Ja lisaks veel tuleb sealt väike meene linnavalitsuse poolt. Ja siis see põhimõtteliselt toimub niimoodi, et iga konkursi ajal igaüks võib lisada 3 pilti siis Pärnu linnas. Ja see võiks ise loomustada ka vastavat kuud. Ja rahvahääletusena, kes saab kõige rohkem like, see siis võidab. Aga samas ma mõtleks seda teistpidi ka, et minu arust on väga tore, et linn on sinna kasatud, et tavaline inimene, kes ei ole fotograaf, meil on võitnud seal sellised inimesed, kes on täiesti teisest valdkonnast, sellised vanemad, toredad tädikesed ja onukesed, et ma arvan, neile on nagu see ääretult suur tunnustus, et tuleb linnavalitsus, kutsub külla ka, võib-olla teeb pilti isegi ja annab väikse meene, et see jääb elu lõpuni meelde. See on hästi armas. Jah, et mina fotograafina
noh, ma olen pildistanud igasuguse asju, asutusi, et minu jaoks on see nagu töö, eks ju. Aga need tavalised inimesed, kes siin toimetavad ja teevad, et hea meel selle üle. Aga kui sa alustasid enda fotografeerimise karjääriga, võiks öelda küll karjääriga, ja need grupid lõid, kas sul oli siis see teadmine, et see kõik nii suureks kasvab kogu aeg olemas või see on kuidagi lihtsalt nagu orgaaniliselt kasvanud nii? Tegelikult ei olnud, sest ma mäletan, ma algselt panin need pilte nagu teiste gruppidesse, et Looduse pildipank ja Loodussõbrad ja siis keegi kuskil kirjutas, tegelikult päris mitu tükki, et kuule, et sul on nii palju Pärnu pilte, et sa ei tahaks oma gruppi teha. Ja siis ma natuke sünteesisin seda mõtet ja 2019 ma lõin siis Pärnu gruppi ja ise mõtlesin ka, et noh, 100 inimest tuleb, on nagu hästi. Ja võib-olla kui 1000 tuleb, et noh, siis ma olen küll väga rahul, aga noh, nüüdseks on ligi 15 000 inimest seal. Aga samas ma ei saa ka öelda üksi, et ma olen seda üksi gruppi teinud, et me kõik nagu teeme seda gruppi. Mul on hea meel selle üle ka, et kui on juhtunud vahel mingisugune tõrvatilk meepotti, siis grupp nagu raporteerib ja tuleb kaasa, et selles mõttes ei ole ma üksi seal, kes seda vedurit nagu suunab. Et seda positiivsust hoiab. No jah, et mul on ikkagi vagunid ka taga. Aga seda raamatut, ma saan, et väga palju pole, kui keegi tahaks endale, on ta seda võimalust või? No mõned on, jah. Mõned on, aga ma ei tea, et kui nüüd tuleb väga suur tung, et siis saab veel midagi mõelda mingisuguse eeltellimuse kuu või niimoodi. Aga hetkel on umbes, noh, mis ma ütlen, 20 raamatut umbes on varus. Väga ilus kingitus ka näiteks kellelegi nagu ise külla minnes mujale maakonda või mujale maailma. Jah, ma tegelikult tahtsingi öelda, et päris mitmed raamatud, siin mõned erakliendid ja ka mõned suuremad kliendid, kes on tellinud, et ma tean ette, et lähevad Kanadasse ja mujale ka. Klienditega samamoodi, et siuke 30% läksid välismaale. Ilusad vaated. Aga igatahes väga äge fotorännak on kaante vahele saadud. Ma loodan, et neid fotorännakuid tuleb veel, sest et aastaid, kuna sa veel tööd teed, on palju. Veel järgmine 6-7, siis tuleb äkki järgmine ja veel järgmine 6-7. No mul oleks ikkagi kümnetes nagu öelda, et mitte 6-7 aastat, vaid... Ei, selles mõttes 6-7 aastat kokku. Et selles mõttes 6-7 aastat läheb kaante vahele. Seda ma mõtlesin. Aga aastaid on sul muidugi kümneid veel ja kümneid. Et tahtsid seda aega nagu pikemaks saada. No natukene siin lõbin lihtsalt. Ei, ma ikka loodan selle 6-7 aastat ja siis on nagu... noortel on mingi nali tänapäeval see 6-7. Ja ma ei ole aru saanud, mis see on, aga hea küll, võtame siis selle toreda noodiga siin lõpus kokku. Aitäh sulle, Martin, selle aja eest, mõnusa jutuajamise eest ja teravat pilku. Ja, aitäh sulle ka.